ja nüüd siis selle konkurssi juurde, mida ma saate alguses lubasin. Kui tavaliselt otsitakse inimesi, kes tahavad kaalust alla võtta, siis meie otsustasime sel hooajal käituda teistpidi ja otsida inimese, kes oma kehakaaluga ei ole rahul sellepärast, et ta on liiga kõhna. Nii et kui teie tahate oma kehale lisada võib-olla natukene naiselikke kurve ja vorme, siis postitage meie Facebooki lehele oma foto, enda kaal ja pikkus ning kõikide vahelt, kes on siis oma foto meile saatnud, valime me välja ühe õnneliku, kes saab hakata koos meiega treenima Arctic spordiklubis, koos siis personaaltreeneri soovitustega ja kõikide muude hüvedega, mida Arctic Sport pakub. Ning lisaks Arctic Spordis treenimisele hakkab meie kaalutõstja saama igakülgset abi ka kaaluabist. No, mis lehega siis täpselt tegemist on? Kaaluabi on siis online toitumispäevik ja mis on mõeldud absoluutselt kõigile, et kasutada võivad seda siis nii inimesed, kes soovivad kaalu langetada, kui ka inimesed, kes siis soovivad lihtsalt meie abiga muuta oma igapäevatoitumine tervislikumaks. Kuidas praegu praktika on näidanud, kas enamasti ikka soovitakse vist kaalust alla võtta? Jah, see on õige küll, et sinnamaale vist läheb veel natuke aega, kui inimesed nagu soovivad hakata ka selle tervisliku toitumise peale rohkem mõtlema, et jah, praegu ta paraku on niimoodi, et soovitakse kaalu langetada rohkem. Kas see kaaluabi lehekülg on ka lihtsalt, ütleme, informatsiooni leidmise lehekülg, nii et ma täidan oma päevikut, ise leian sealt mingeid igasuguseid retsepte, informatsiooni või on ta puhtalt siis läbi selle lehekülje professionaaliga suhtlemise koht? Ei, kindlasti on ta ka informatsioonileht, et meil ilmuvad iganädalaselt uued artiklid, igasugused põnevad avastused, mis on siis tehtud nii Eestis kui ka maailmas ja samuti jagavad ka siis meie kasutajad ise oma igasuguseid nippe, mis on neid aidanud siis kaalust alla võtta või siis põnevaid uusi retsepte. Ja siis on meil ka kasutajatel on blogi, kus siis üksteisele toetatakse teineteist ja samamoodi siis jagatakse igasuguseid toitumisnippe ja retsepte ja samuti on nendel ka omavaheline selline kaaluduell, et siis iganädalaselt siis kõik, kes kui palju on kaalus langetatud, et siis omavaheline selline käib väike võistlus. Ja kui sellest päevikust veel rääkida, siis mismoodi seda päevikut peab täitma? Põhimõtteliselt panen kirja, kui ühe pähkli ära söön? Tegelikult võib öelda, et jah, nii see on ja päeviku täitmiseks tegelikult on mitu võimalust, et kindlasti on kõige parem, kui on selline võimalus, et kohe kirja panna, kui on siis hommikusöök söödud, et kohe siis kirja panna, et mis täpselt on söödud. Aga kui sellist võimalust ei ole, siis võib ka päeva lõpus panna kõik kirja, mis on päeva jooksul söödud. Kui ma nüüd olen tubli, ma täidan selle päeviku, panen iga viimse kui suudeja sinna kirja, näen, palju ma päevas siis energiat saan. Mis see mulle annab või mis ma selle teadmisega edasi saan peale hakata? Selle teadmisega, kui te saate teada, kuidas te olete siiamaale toitunud, et paljudel inimestel on see, et nad ütlevad, et nad tegelikult mitte midagi ei söö, aga kaalust ka alla ei võta. Aga tänu sellele siis selle päeviku täitmisele selgub, et tegelikult see inimene arvab, et ta ei söö mitte midagi. Aga kui kõik need päevased nii söögid kui ka joogid kokku arvestada, et tihtipeale siis see inimene ületab tegelikult mitmekordselt oma kalorinormi. Millised on kõige sagedamini esitatavad küsimused teie lehel? No ikka pigem, et kuidas oleks kõige kiiremini võimalik seda kaalu langetada ja siis, et kas on ikkagi mingisuguseid imerohtusid veel olemas, et ikka nagu sellist laadi küsimused ikka kaalu langetamise suhtes. Vähem on küsimusi sellise tervisliku toitumise poole peal. Kui palju on tuntud huvi ja kas üldse selle vastu, et äkki on võimalik kuidagi ka tervislikult kaalu tõsta natukene? Tegelikult see on nüüd selline täiesti uudne teema ja see on ka kindlasti teema, mida me tahame nagu hakata lähemalt puudutama, sest et eelkõige praegu on ikkagi põhiline on see, et kuidas kaalu langetada, aga kindlasti me tahame nagu hakata ka sellega tegelema, et kuidas ka kaalu saab tõsta, et see on tihtipeale palju keerulisem kui kaalu langetamine.